Nii, tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan, kui ma taas kord siin ja täna on juba augustikuu, vist äkki 11. Jep, 11 on vist ära. Ja nagu näete siis jälle keldris ja nagu näete siis mul on siin üks kapp, see on nüüd ülavalt toodud. Sai võits autot pahteldatud, nagu näete. Pahtel on riietega üles, aga noh, mis seal ikka. Sai see kapp toodud ja see kapp tuleb panna nüüd siia. Siit tuleb ära võtta see ülemine riiul ja põhimõtteliselt sealt koos pooleks lõigata ja siis see, mis siin on, see tuleb ka ära võtta. Too parempoolne see alumine jääb ja siis siit tuleb tinreilid ära võtta ja siis tuleb see ilmselt pooleks lõigata või panna see alumine sinna ülesse. Väga lõigata ei tahaks seda, äkki saab kuhugi mujale panna, aga siit alt peab asju ära võtma ja siis ma saan selle panna. Osta.ee-st sain 2 Makita kohvrit veel, neid pole ära saadetud veel, neid ma veel ootan. AliExpressist on tellitud sellele 6 mm shaftid, siis on tellitud, mida mul veel tellitud on, igasuguseid kaplereid on tellitud, tuulikute ehitamise jaoks on ka kaplerid olemas, mis ma tellisin, mul on tegelikult need isegi olemas siin, mida ma mõtlesin, et nüüd võiks kasutada täitsa. Ja meil tuleb siia 50 impulsine enkooder ilmselt siis sinna otsa juba, et tolle hammaskäiguga hästi otsa, sinna kus on õli sees ja värki. Et tolle otsa tuleb siis enkooder ja siis tavaline andur võtame sealt ära. Ilmselt paigutame siin natukene ümber asju. Ja mida veel huvitavat? Pokemoni kaarte sai natukene korjatud jälle, mitte väga palju, ei hakka hullult ostma. Ja AliExpressist paar asja. AliExpressist tuleb ühe scam-toote video ka kunagi. Postsin ühe ilmselge scam-toote, ma tean, et see on scam-toode ja ma tahan lihtsalt näidata, et see on scam-toode, sest see ei maksnud eriti midagi. See on suht odav tegelikult ja ma tahan lihtsalt näidata, et see on scam. Siis, mis veel? AliExpressist olid sellised pumbad kunagi ja Parkside'i asju olen natukene siin muretsenud, sellised pikad kruvikad ja siis ühe kruvikeerajate komplekti sain ka. Ja siis ühe selle sorteerimiskasti ostsin veel täna. Nii, millest veel? Kui keegi mõtleb, et miks ei ole reisivideoid tulnud, siis probleem on selles, et ma ei tea, ei tulnud kuidagi reisi ajal seda tahtmist eriti palju videoid teha, mingeid videoid teised tegid telefonidega, pilte ja videoklippe, et neid ma ilmselt panen ülesse. Nii palju ma võin rääkida teile, et muidu oli äge reis, lõbustuspark veits pettumus, aga käisime kõige suuremad ja kõige kõrgemad atraktsioonid ära. Isegi mina, kes ma kardan kõrgust veits, nii naljakas kui see ka ei ole, siis isegi mina käisin nagu kõige suuremate asjade peal ära, aga nende peal, mis käisid üle pea ja värki ja seal oli üks selline pendel oli, mis käis üle pea ja keerles. Ta ei olnud väga suur, ta oli selline väiksem, mitte nii suur nagu seal Helsingis on, mis iganes too lõbustuspark on. Et nii suur ei ole kui seal, siis sai ühe karusselli peal käidud, mis läks hästi kõrgele. Ja istumine oli seal suht lahtine, et päris kõrge oli ikka puude kohal kõvasti. Ja siis paar tükki oli veel, mis käisid niimoodi, üks oli veel, mis käis üle pea ja ülejäänud olid sellised väiksemad atraktsioonid, et veits kallis oli tegelikult selle kohta, mis me nagu saime oma raha eest, aga noh, jah, klaas on veits must, teeme puhtaks korra. Aga üldiselt reis läks suht normaalselt, päris kähku isegi lõppes ära. Mõtlesin, et venib rohkem, aga imekombel mitte. Käisime seal paadiga sõitmas ja Saaremaal käisime igal pool. Et Saaremaa on juba igate pidi läbi käidud. Mõnes kohas veel nagu on käia ja siis on kõik. Meil on see autodiagnostika värk, selline päris suur seekord. Läpakaga käib toa, seal on ka oscilloskoop olemas, mis on päris hea.
veits kallis oli, aga selles suhtes muidu päris hea. Et kui on sellist mingit väga peent vaja, siis saab teda kasutada ja lisaks näitab see rohkem andmeid ilmselgelt kui ükski see käsiskänner, mis mul on. Siis, mida veel? Ega väga suurt ei ole, värvisin veits autot, pahteldasin seal mõned augud ära. Natuke ilus on välja näeks. Struktuurselt nagu midagi väga hullu ei ole, lihtsalt mingid paar roosteauku said kõvasti ära puhastatud, pahteldatud ja roostetõrje tehtud ja nüüd sai ära krunditud. Nüüd ma ootan, kuni too krunt ära kujub, siis saab ära värvida ja siis veel lakkida ja siis näeb auto natukene roostevabam välja, vähemalt pealt. Alt on ikka roostes, aga selle vastu ei saa midagi teha. Ühe koha peale peab ühe karbi keevitama mingi hetk. Toon lihtsalt too koht, kuhu läheb mul see põhjakaitse läheb külge, et sealt on ühe koha peal on auk sisse roostetanud, et tolle teeme ka kunagi ära. Aga tollega on aega, ei ole otseselt midagi, too auk oli tegelikult juba eelmine aasta, aga ei öeldud tolle kohta ka midagi. Et jah, selline värk. Aga ma hakkangi siit nüüd manti ära võtma ja proovin siia natukene ruumi tekitada. Ja ma arvan, et ma võtan need uksed ka eest ära, sest mul ei ole otseselt uksi vaja. Siin on all veel üks riiul on siin all ka need. Et siis jah, uksi pole otseselt vaja. Nii et jah, sest köögis hakkame vaikselt remonti tegema, sein sai juba puhkuse ajal maha võetud. Nii et seinad on kõik ära lammutatud, mis plaanis olid, nii et tollega on tehtud. Nüüd tuleb hakata lage maha võtma mingil hetkel ja siis saab hakata lage tegema ja värvima ja ilmselt järgmine aasta siis ostame köögimööbli ka, siis potentsiaalselt riik äkki ei võta mul nii palju tulumaksu ja siis ma saan siuke 100 eurot võib-olla juurde ja siis saab korterilaen läbi ja siis saab hakata normaalse inimesega ümber ka ükskord elama. Esimest korda mingi 8 aasta jooksul võib-olla. Et nii on. Et siis tolleks ajaks on kõik laenud ja kõik läbi ja võlad ja arved makstud ja võlgasid tegelikult ei ole, kõik on laenud ja asjad. Et nood ära saavad, siis on jumala hästi. Siis saab rahulikult hakata köögimööblit ostma ja vaatama, sest köögis on terve hunnik vaja vahetada, pliit, kogu mööbel, külmkapp kunagi ja muidugi remont on vaja seal teha ja siis kunagi põrandad vahetada ja ühesõnaga tööd on päris palju, aga eks need kõik tulevad siin jooksvalt ja kindlasti mingeid update'e teen, kui mul on midagi siin toas üleval tehtud ka. Kõike kappi ma ilmselgesti alla ei too. Enamus kappe tuleb siiski maale viia, et ma ei tea, kas lähevad põletusse või mida iganes või äkki keegi tahab endale, et võib-olla paneme netti müüki või äraandmiseks või müümiseks, et äkki keegi tahab odavalt ära võtta, et siis saab, et jah. Et nii on, keldis on jätkuvalt veits kitsast, põrand sai küll ära tehtud, aga jah, asju on palju, meie kasutame siin jätkuvalt siin undab 13 miljonit on juba reis, aga jah, minna on veel pikk tee, nii et jah, ja muidugi sellel tuleb update ka teha, praegu on automaatne õlitus siin, et jah, aga tuleme tagasi, kui meil on siit asjad nüüd maha võetud. Nii, läks mingi 20 minutit äkki või? Ma ei teagi. Ja kapp on oma koha peal, nagu näete, siis jätsime uksed ka alles ikkagi, et äkki kukub kapist midagi välja, et siis on uksed ees üleval ruumi natukene, siia saan ruuteri panna, praegu on sees, siia panin ka selle riiuli ära, vist veits viltu on, aga noh jah, mis siis ikka. Ja siis see riiul siia väike vahe jäi ja kokkuvõttes kõik mahtus ilusti ära. Nüüd tuleb kõik see mant vaadata siia kappi ära peita kuidagi ja siis on hästi, ma saan sinna alla ka panna midagi. Nii et nii on, selline väike tegemine, et jah, aga lähme, ma jätan praegu selle pooleli siin, ma lähen käin väljas, vaatame korra auto üle,
siis ongi põhimõtteliselt tänaseks kõik. Nii nagu näete, siis ka maja taga on parkla valmis saanud, ehitustööd on ka lõppenud siin. Kanalisatsioon on vahetatud. Eks tuleb mõned kuud veel siin päris suuri summasid maksta. Aga nagu näete, siis auto on vahepeal saanud update'i. Lakk on isegi ära kujunud. Nice and shiny now. Vett on seal sees. Kahju, et ma neid embleene kuskilt ei leia. Selle lakkisime ka üle. On ka natuke ilusam. Selle lakkisin ka üle. Nüüd on ka natukene parem. Siis sai see ümber tehtud korra. Ja nagu näete, siis küljed on ära pahteldatud. Siin oli suur auk. Nagu näete, siis jätkuvalt auk on siin. Aga noh, minu jaoks ei ole see eriti oluline. Visuaalselt natukene kole võib-olla on, aga noh, kui ma selle ära värvin, siis väga kaugelt näha ei ole. Põhiline oligi, et nagu kaugelt näha ei oleks. Et sai natukenegi ilusam tekla või plastiklahti, kummlahti. Ja siis teisel pool oli siin hästi suur auk. See on ka nüüd natukene ilusam. Ja siin oli ära roostetanud kõik. Roosta sai kõik maha listitud. Klaaskiud pahtliga ära täidetud ja sure võiks natukene parem olla, aga selles suhtes ma ei ole mingi automaaler ka ja mul ei ole kannatust nii palju, et seda nagu täiesti korralikuks teha. Suhtes vähemalt suured roosteplekid on kadunud. Et nagu jah, ilmselgelt mingeid väikseid roosteplekke ja asju on ja selle peaks ka veel üle värvimus, sai krunditud. Et nüüd põhimõtteliselt ongi kergelt liivapaberiga üle ja siis saab ära värvida. Päris õiget värvi ma ei leidnud, aga siin oli üks värv, mis on põhimõtteliselt, no ütleme niimoodi 95-99% sarnane autovärviga, et leidsin ühe sellise väljavärvi, mis on enam-vähem sama. See on vaja veel nüüd üle värvida ja siis lakkida. Et jah, siit ma värvisin juba, kaugelt väga ei olegi näha ja see ongi põhiline, et kaugelt väga näha ei oleks midagi, et oleks natukene ilusam vähemalt. Sure, väljad võiks ka selle sama värviga üle teha, ma peaks uue purgi ostma. Aga noh, esimesed väljad on korralikult välja arvatud, see, mis on kõver, et tegelikult ma tahaks osta uuel aastal 2 plekkvelge ja siis tuleb nad hõbedaseks värvida, et oleks kerega ühte värvi. Kaua seda autot jätkub veel, ma ei tea, aga subscribe'ige seda kanalit, sest muidu jääte mõttetust contentist ilma äkki. Et mine tea, mis siin võib-olla juhtub. Aga jah, siin on äär lahti, samamoodi nagu teisel pool, pole hullu. Nii et jah, aga nüüd ma värvingi selle, tõmban korraks liivapaberiga üle, värvin ära ja siis ongi kõik. Aga tänan vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume järgmisel korral, kui me teeme, me ei teagi mida, vaatame, mis elu toob. Aga tänan vaatamast ja kohtumiseni.